Nii me oleme nüüd stuudiot vahetanud ja tere Kerli, tere Jan. Tere vist. Väga tore, et te võõrustate meid siin enda kontoris. Kodukontor nagu väikeettevõtetel on, et kõik tegevus toimub ju samal ajal kodus ja samal ajal kontoris. See on nüüd elutuba teil. Mis tegevusi teie ettevõte siin suures toas korda saadab? Konkreetselt siin mõnikord vaatame mõne filmi ära inspiratsiooniks ja anname intervjuusid. Nagu näiteks praegu. Esimest korda elus. Kas teil on muidu kontor ka eraldi toana? Kerlil on, mul ei ole. Mina olen rohkem see mees, kes objektidele saadetakse. Aga kuidas siis teie see tandem töötab? Kuidas teil need rollid on ära jaotatud? Kes mida teeb? Rollid teeb Jan. Niimoodi ja üldiselt. On meil jaotatud, aga... Tema mõtleb mulle välja. Ei, mina olen see hall kardinal või siis lava peal hall kardin. Ja siis niimoodi meil toimibki, et tema särab ja mina säran omaette lava taga. Aga kas teil on siis nagu väga selgelt nõnda, et Jan teeb kunsti ja sina teed raamatupidamist nagu selgelt vahe sees? Nii see käibki või? Ei, meil ei ole seda piiri. Võib-olla nii palju on vahe, et mina võib-olla teen kunsti ka, aga tema raamatupidamist küll ei tee. Ma hoian eemale. Et selles mõttes ikka mingi vahe on. Kas Kerli ikkagi kirjutab mulle sketše ja nalju ja nagu, et ta on päris hea, sellise hästi helge huumoriga. Et selle minu karu selle rämmedale huumorile natuke balansiks sellist helgemat ja sellepärast tulevadki head kavad välja. See on tegelikult väga huvitav, et sa lubad raamatupidajal kirjutada sketši endale. No on küll, jah. Aga Kerli, mis ülesanded veel on selles ettevõttes, mis teil on? No mina ikkagi pean ennast nagu ettevõtjaks, et mina mõtlen kõiki asju äriliselt ja muidugi loomevaldkonnas sa pead ka natuke loominguliselt kõigele lähenema, aga üleüldse, et mis meil plaani mahub, mida me jõuame teha, kui palju, kus, mis, et kõik see on ikkagi üldiselt ikkagi minu rida ja Jan siis nii-öelda täidab need asjad, mis vaja täita on, et lava peal. Kas sa jälgid ka seda, et Jan puhkaks piisavalt, et ta jaksaks teha oma loomingut hästi? Jah, peaaegu, et Eestisse meil hästi ei õnnestu, aga siis kui sõidad ära, siis on nagu ikkagi see vabandus on nagu kaalukam, et ma tõesti ei saa vastu võtta seda asja, mis pakutakse. Sa nagu paned kalendrist reaalselt ka pereaeg? No pereüritused on ikka kalendris kirjas ja need on nii-öelda nagu pühad, et kui me ikkagi on mingisugune juubel, kui me tahame koos minna, siis sinna me ei võta vastu. Üldiselt on ikka nii, et seda praktiliselt ikkagi väga raske eristada, et millal on nagu eraaeg ja millal on nagu see ettevõtlusaeg, sest et ma arvan, et väike ettevõtjad kõik teavad, et need on tegelikult põimunud, väga põimunud, et vaba aega kui niisugust ei olegi, et nagu Riigikogu liikmed põhimõtteliselt, kellel ei ole puhkust. Aga meil on ka see eelis, et näiteks kui Jan on laval mingi kontserdiga tuuritab, et siis võib-olla me tuuritame kaasa, et siis me saame nii-öelda pere ja töö ühendada lõbusas vormis ka, et võib-olla kui mõnel teisel ametil sellist luksust ei ole, et me saame seda tööaega kasutada nagu väga mugavalt ära. Nüüd sa jätad selle mulje, et see näitleja töö on ihaha. Aga mis ta muud on? Peabki jätma seda mulje, et mis ta siis muud on. Ongi üks ihaha ja ahaha. Aga puhkusaeg te suudate siis nii palju välja lülitada, et te ei tegele üldse nende projektidega, te ei mõtle midagi uut, vaid te lülitate välja või seal te lubate, et tekivad ka värsked mõtted ja värsked ideed? Ei ole ju kunagi puhkus, selles mõttes mu ettevõte on 24/7 ju olemas, et ma ju kogu aeg mõtlen selle hüvanguks ja selle see on ikkagi nagu elu osa, et sa oled temaga abielus sama palju kui oma abikaasaga, et selles mõttes me eriti loomingulisel tööl no, iga hetk on mingisugune sisend tuleb kuskilt, et need tuleb magusad palad tuleb kogu aeg kirja panna. Ja kui mingi nagu monoshow või asi on juba kirja pandud, nii-öelda ära vormistatud, tekstiraamat on nii-öelda kaante vahele saadud, siis mulle meeldib siis puhkusel
just mulle meeldib siis õppida seda pähe. Seal on ikka, kui on mingi 30-40 lehekülge A4 pähe taguda, siis tegelikult puhkuse ajal on seda päris hea teha. See on kuiv töö. Aga siis parasjagu sõidad mingisuguse kondliga ühe mäed. Ma ei tea, mida puhkusel tehakse. Või ripud mingi, ma ei tea, lohesurfi otsas, samal ajal korrutad teksti. See on hästi lõbus. Sest et siis assotsieerub pärast see tekst ka mingi selle kohaga, kus ta just sul hetkel nagu pähe jäi. Et siis see aitab kaasa. Aga mis hetkel te siis üksteisele tähelepanu pöörate, kui sina puhkuseaega õpid teksti ja Kerli, mida siis sina samal ajal teed, või te siis teadlikult võtate ka hetki, kus te üksteisele otsa vaatate ja üksteisega suhtlete? Ja tööhoos on ta ka kuidagi eriti õnnistatud veel, et üksid mikroarmumised, et ega neid ikka päeva jooksul juhtub mitu korda. Selge. Armastus tööpostil nagu. Kuigi teil on need rollid ikkagi päris selgelt ära jaotatud, et Kerli on siis ettevõtte juht ja sina oled siis objektil käija, et kas sa vahel pahandad ka ülemuse peale või vaidled vastu või tekib vahel selline kulmkortsu ka olukordi? Või teki, et meil armumiste teema, vaata ta rääkis enne. Ma võib-olla mõnikord, paar korda ikka sisemiselt pahandad, aga jällegi tavaliselt on nii, et töö juures inimene pahandab oma ülemuse peale ja siis ta ei julge ülemusele midagi öelda, siis läheb sõimab kodus naise läbi. Sul on keeruline. Ma võib-olla pahandan nagu ülemuse peale, aga siis ma lähen hoopis kusagile mujale ja sõiman mingi muu inimese läbi kuskil. Tellin mõne takso, näiteks sõiman taksojuhile. See vist vahel ütlema, et sa aeg-ajalt teed nalja. Kõik ei minuga aru saada, aga hea küll. See oli pooleldi nali, aga siin on teatud tõetera nagu all. On ju olnud küll, jah. Mõne lavapartneriga. Ja lavapartneriga võib juhtuda, et keeb üle ja siis nagu, aga me oleme suutnud ikka siiamaani suhteliselt konstruktiivselt need kriisid läbi arutada. Kas sul on range ülemus? Ja, piisavalt hea. Piisavalt laisk, et saab rakendada rangust küll minu peale. No tegelikult on ju maailmas päris palju artiste, mul löövad esimesena pähe küll naismuusikud, kes on olnud abielus oma mänedžeriga, Celine Dion, Mariah Carey, aga tegelikult teie suhe meenutab mulle niimoodi väga pealispindselt, kohe saame analüüsida, kas see ka on sisemiselt nii või mitte hoopis, on Sharon ja Ozzy Osbourne. Sest Sharon on ju ka Ozzy mänedžer. Jaa. See minule, mina võtan seda kui täitsa komplimenti. Martin Lutheri naine oli ka see, kes kogu seda kloostrit ja ettevõtmist tegelikult juhtis ja eestvedas, et Martin Luther saaks kirjutada oma piiblitõlget ja nii, et tegelikult see on tõesti väga, naised on lihtsalt väga toimekad ja peavad ju kodumajapidamist kogu aeg haldama ja kui neil on ka siis see ettevõtmine, siis see tuleb meil tavaliselt väga hästi välja. See ongi nagu kodumajapidamine, see on väga õige tähelepanek, sul ongi kodumajapidamine. Ka täiesti usaldan seda teooriat sellepärast, et naisterahvas on looduslikult juba rohkem pragmaatiliseks loodud, ta ei saa, mees saab niimoodi mänguliselt võtta asju ja siis kui mingil hetkel enam ei huvita mingi teema, siis hüppab nii-öelda järgmise rongi peale, aga naine ei saa kunagi nii teha juba looduslikult nagu, et selle tõttu minule väga meeldib, kui on naisülemus nii-öelda. Ja Ain, kuidas sa enne Kerlit üldse hakkama said? Sellest võiks pikema naljaloo rääkida. Aga tegelikult tema ongi põhjus, miks ma alustasin ettevõtlusega, sest ta oli nii suures jamas oma ettevõttega, mida ta üritas ise nagu ajada või pidada. Pidasin seda kuidagi. Aga jah, seal oli ikkagi mitmeid aastaid mitte midagi tehtud. Kuidagi oli see raha sinna saadud. Ja siis mina olin see, kes pidi nii-öelda põhjast selle ettevõtte korda tegema ja see
see oli kõige nii-öelda parem kool ettevõtlusele. 2 aastat täiesti kõige halvemas seisus ettevõte ja siis nüüd tee see korda. Et see oli kõige parem selline ettevõtluskool, mis minul oligi nagu stardiks. Nagu Romulasse valis kõige risumaks sõidetud auto ja lõi läikima. Aga sinu taust on ju eesti keel ja kirjandus, sa lõpetasid selle Tallinna Ülikoolis. No sinust me parem ei, mis me siin ikka, et sa oled lavakast. Aga selles tuleb eesti keel ja kirjandus kaasa. Just, mõte on selles, et mõlemad olete humanitaarid. Ja siis Kerli, sa hüppasid äkki firmat päästma. Aga mina ütleks, et näiteks kes on eesti keel ja kirjandus? Hans Luik näiteks. Aga mis ma ütlen, et sellel humanitaar on küll, eks ole, eesti keel, aga keel on tegelikult nii matemaatiline. Kui sa hakkad seda syntaktiliselt või mingi foneetiliselt või morfoloogiliselt analüüsima, siis see on puhas matemaatika. Et tegelikult oleneb, kuidas sa lähened. See on hullem kui matemaatika. Võib-olla isegi hullem, jah. Seal ei jookse numbrid kokku kunagi. Aga te olete nüüd olnud koos nii-öelda sellise väga hästi toimiva tandemina pea 12 aastat või isegi kauem või? Kauem isegi, jah. Kas sa, Kerli, olid ennem Janni fänn ja tema loomingu fänn, kui sa said tema kaaslaseks ja manageriks? Fänn ma nüüd küll ei ütleks. Ma teadsin, kes ta on, aga ma ei teadnud mitte midagi ta eraelust. Ma olin filmi näinud. Aga jah, ma tõesti ei olnud süvenenud üldse tema töödesse üleüldiselt suures plaanis. Jürgmees mulle ei meeldinud. Nüüd mulle meeldib. Et jah. Kas see tore nii-öelda üsna nulli pealt läksin temaga. Aga kas võiks öelda siis, et Jan kui artistina ja nii-öelda mõnes mõttes ka brändina on ka arenenud teie koostöös millekski, mida ta ennem ei olnud? Jan, sa oskad võib-olla ise ka vastata, aga et te olete nagu koos kujundanud justkui nagu uue Janni mingist natuke teises võtmes. Ja täitsa kindlasti. Et mingi bränd oli juba loodud selle tegelikult. Mina esimest korda tunnetasin, et mu nimi on nagu bränd. Pärast seda Jan Uuspõld läheb Tartusse filmi. Aga mismoodi teda nagu hoida või kujundada või suunata ise, et ikkagi siin on hästi suur roll nüüd Kerlil. Ja, hästi suur. Aga see on käinud ka kooskõlas nagu Janni enda nagu isiksuse arenguga, et kuidas ta on saanud endasse rohkem rahu ja kõike seda, et see paratamatult on ju. Ja. Me alustasime suure laamendaja ja alkohoolikuga, et nüüd on kaine alkohoolik, aga see on paratamatult selle brändi ju kasvamise lugu ja niimoodi. Ja ma olen ise mõnikord nagu, et äkki brändile see liiga korralik eraelu ei mõju hästi. Võiks vahepeal ikka laamendada ka. Ropendama kuskil või midagi tegema. Aga ei tea, kuidagi. Aga samas on nagu jällegi... Muidu bränd ei toimi enam. Ei, sa arvasid, sa kartsid, et ei toimi. Aga nüüd sa näed, et see toimib veel parem. Toimib, et isegi jah, et ongi nagu ei peagi ropendama ja tingimata näitame ennast halvemana, kui sa oled. Et inimestele täitsa läheb korda ka niisugune korraliku eraeluga näitleja ka. Kas see oli siis mingi asi, kus sa pidid kangutama Janni, et täitsa nagu töötlema? Et ta ei jooksma. No mis iganes, et sa pead muutuma, jah? Mingis mõttes, et see sinu bränd ja kogu see ka ettevõtlus seal taustal. Tema eeliseks oli see, et ta ise tahtis muutuda. Ta ei suutnud seda teha. Ta ei olnud nagu seal kohas, et oleks võimeline olnud, aga tal oli suur soov ja kui selle taga on nagu soov muutuda, siis saab inimest aidata. Et kui inimene ise tegelikult ei taha ju, siis ei saa mitte keegi mitte midagi, aga kuna ta oli nõus abikäe vastu võtma, siis oli väga lihtne. Sest ta ei olnud väga õnnelik selle koorma all, mis tal oli. Et selles mõttes läks kõik sujuvalt nagu hästi. Jah, et ma ise nagu ikkagi hoidsin väga kinni sellest abist, et saaks midagi head sündima. No nii ettevõtluses kui eraelus toimib kõige paremini
heas mõttes kirg ja armastus selle vastu, mis sa teed, et ka väga edukad ettevõtjad tegelikult nad ei mõtle sellele, mis see tulem on, vaid neil on see, mis neid sunnib seda tegema, on kirg ja armastus selle tegevuse vastu. Et nii ka ilmselt see muutumine, et kui on olemas kirg ja armastus kas inimeste vahel ja see ühise tegevuse vahel, et see ilmselt väga palju toetab ja kannustab igasugust muutumist ja arenemist, et kas see muutus on sinu jaoks nüüd midagi, mis on jätkuva progressi suunas teel kogu aeg, kas sa tunned, et sa kogu aeg arened või sa oled jõudnud nüüd heasse paika ja siin sa tahaksid olla igavesti? See on kusjuures hästi hea küsimus, sest et siin on hästi täpne koht ongi selles, et vaata sihukest ega armastuses ja ettevõtluses samamoodi ei saa sihukest status quo'd olla. Et nüüd ma olen nalja loksal, nüüd ma hakkan siin nagu, sest tegelikult siis tehakse kohe sinu eest asi ära, nii kui sa jääd nii-öelda magama. Et ta ongi protsess, ikkagi ta on protsess, nagu õnn on protsess, armastus on protsess, seda tuleb kogu aeg hoida nii-öelda tuld all sellele, et muidu ta ei toimi. Mina olen nii-öelda vastutanud ka selle eest, et Jan peaks pensionipõlve kuidagi hakkama pidama kunagi, et siis on selline jätkusuutlik suund ka nagu investeerimisel võetud, et see on meid aidanud jah, siin koroona ajal olla nagu rahulik, et me saamegi võtta need 3 aastat ja rahulikult siis teha niimoodi ilma riskita töid. Aga kuhu te paigutate, on need aktsiad, kinnisvara või mis teil nagu tunnetus on? Kõik põhivaraklassid, et hajutatus on ikkagi see põhiline võti minu meelest investeerimisel. Nii et te olete ka need õnnelikud ettevõtjad, kes koroonaaeg saite nautida hoopis võib-olla pereaega rohkem ja nautida üksteisega koos olemist ja ei pidanud olema suure stressi all, et on väga halvasti nii rahaliselt kui tulevikuliselt, et see on tegelikult väga hoidis kõige kõrgem selles mõttes, et meil ei olnud ühtegi sellel hetkel, kui see sahmakas tuli, et kõik läks kinni, midagi teha ei saanud. Meil ei olnud õnneks alustatud mitte ühtegi produktsiooni, et meil ei jäänud kusagile alla kinni mingisugust kapitali nagu õnneks. Vähemalt mõnedel läks ikka väga halvasti, kes olid just valmis saanud tüki, kogu reklaamikampaania, kõik oli tehtud ja siis läks kinni ja siis ei saanud ühtegi etendust teha, et meil siin tuttavatel juhtus niimoodi. Et see oli nagu valus laks. Et seda juhtus paljudel. Aga ega lõputult niimoodi muidugi ei saaks. Mis on kõige suurem viga, Kerli, mis sa teinud oled ärijuhtimisel? Ma ei ütleks, et viga, aga võib-olla see, et ma olen ikkagi saanud oma koolirahad olen pidanud ikka maksma. Et selles mõttes mingisugune, aga ma ei arva, et viga, et me oleme saanud mingisuguste projektidega kahjumeid just ekspordi teemal, kui ma hakkasin väga laialt mõtlema, et kuidas seda valdkonda üldse saab eksporti, kuidas saaks, eks ole, seda kasvatada, mis need on, et siis ma selles mõttes tegin vigu, et ma ei saanud aru, mis faktorid tuleb välja võtta, et saaks seda kasvatada. Et üks faktor on see inimfaktor siin, ma teda ei saa mitte kuidagi eskaleerida, tal on need ühed päevad, tal on üks aeg, ta on üks nägu, ühesõnaga ta on tohutult limiteeritud mul selle nii-öelda nagu tootena, mida hakata maailma müüma. Aga kui selliselt ära võtta, siis tegelikult meil on palju asju, mida on võimalik skaleerida ja nii-öelda kasvatada ja müüa suuremal turul, aga selleks oli mul vaja oma koolirahad maksta, et saada aru täpselt, kuidas on see. Mis ekspordi teema teil üldse oli? Me eksportisime või tegime EAS-iga koos projekti, et me Soomes tegime Eesti algupärandi etendusi, Riin Paku kirjutatud tekst ja siis soome keeles ja Jan õppis selle soome keeles ja esitas siis üle soomelisel tuuril. See oli väga lahe tuur. See oli väga lahe tuur, aga seal oligi natukene liiga palju võib-olla sellist, mis see on siis, ignorantsust nagu, et ignorance is a bliss on selline väljend, et võib-olla seal et see suurte visioonide ja asjade puhul on kindlasti hea omadus, sellepärast et sel juhul ei muutuks ju maailmas midagi uut.
aga mingil hetkel võib see olla ka see, et sa lihtsalt reaalsuses võib-olla ei suuda analüüsida nii hästi nagu, et 1 miljoni inimesega turg versus 5 miljoniga ja need turud ikkagi toimivad teatrialaselt absoluutselt erinevalt. Mille poolest siis Soome turg nii palju erineb? No see turg on ise nii palju suurem, et seal on nagu võimalus teha hoopis teist asju, aga samas on see turg ka väga täis. Et kui meie siin läheme laheda projektiga, siis üks asi, et Jan on tundmatu seal ja teiseks, et keegi ei oota sind sinna. Et selles mõttes, et keegi ootaks sind sinna, siis see peaks mingisugune teistsugune lähenemine olema. Et kui ma oleks ikkagi läinud Soome enda näitlejaga, ma arvan, et see oleks olnud kordades edukam. Et alustada nullist nii-öelda kuulsa eestlase promomist Soomes on ikkagi hoopis teine töö, kui meil siin Eestis on nii-öelda Janiga teha. Noh, see on nagu selle ettevõtlase poole pealt, aga ütleme nagu sisulises mõttes mina sain sealt küll ikkagi väga hea kogemuse. Sidemeid saime, pakkumisi saime. Nagu, et selles mõttes see, mis selle mõte ongi, ettevõtlus, et luua nagu silda, ettevõtlus ja kultuuri silda samale. Siis turunduslikus mõttes jällegi Soomes see oli väga hea sulle? No ta pigem oli ikkagi hea, et me saime nagu täitsa tipptegijatega kokku, et sealt võtsid päris mitmed produtsendid, käisid vaatamas etendust, võtsid ühendust, tegid igasugused ideid, nagu mis on soolas siiamaani veel, et mis on tänu koroonale nüüd ei ole teostunud, aga meil on juba sahtlis mitu asja, mis on koostöös soomlastega tehtud. Üks näitemäng näiteks, mis on konkreetselt mulle kirjutatud, ootad tegemist ja nii edasi. Et ja see ja ka enda proovile panemiseks mõttes, et sa said korraks ka tunda nagu pooltühja saali, mida siin raske leida, on ju. Ja siis see, et sa lähed võõras keeles võõrast huumorit tegema, nagu, et see oli niisugune, ma ei mäleta, et ma oleks nii palju kartnud kunagi enne seda esietendust. Et see oli ikkagi midagi niisugust, mida sa ei ole mitte kunagi teinud ja see annab sellise, äratab sind ellu jälle, vaata. Et ei lase nii-öelda vana rasva pealt. Et see andis hästi palju uut niisugust lugupidamist ja respekti kogu selle show maailma suhtes, et jälle hakkasin kummardama seda teatrit palju rohkem pärast seda. Aga siin on päris huvitav praegu, et eks ole teie siis ajupool ettevõttes ütleb, et see oli kahjumlik või siis piiripealne, et kas maksab sellist asja teha. Siis südame pool, eks ole, räägib, et oi, see oli nagu parim asi üldse. Et kuidas te lahendate selliseid samu dilemmasid, neid tuleb ka ilmselt Eestis ette, et justkui nagu süda ütleb, et oi, see tundub nii tore projekt võiks teha, aga raha makstakse vähe. Et kuidas see käib teil? Seda vestlust on meil palju, jah. Väga palju. Aga eks me siis laveerime nende vahel, et mulle meeldibki niimoodi, me oleme leidnud niisuguse kesktee, et meil on ikkagi Janni südameprojektid, mida siis me teeme ka, on ta nõus nii-öelda pro bono tegema mingeid asju, aga on siis ka neid asju, mis... Jah, et mõni asi tuleb nagu pro bono teha, näiteks mingisugused asjad, mis on südamel või hingel ja ei taha nii päris nagu müüa nii-öelda riigiteatrile ka ideed maha, et siis kuidagi Kerli neelab pilli alla ja teeme nulliga siis nagu nulliprojekt, eks ole, et aga ütleme näiteks Mihkel Muti Pingviin ja Raisakass, et mis oli meie teater oli esimene ja siiamaani ka viimane, kes on Mihkel Muti dramatiseeringu üldse teatrilavale toonud. Et see nagu sisse ei toonud, aga ütleme, ta jättis... Ka käivet tegi kõvasti. Aga ta jättis ikkagi jälje ajalukku ja ülihea asi tuli kokkuvõttes, aga liiga, ütleme, erateater peab ikkagi püüdma seda suurt massi, eks ole, seda ei ole Eestis palju. Et siit see asi tulebki, Jah, Janni publik nagu oli natuke eksinud selles suhtes, et üldiselt liiga tõsine oli. Ma olengi aru saanud, et loetakse ainult, kas siis vaadatakse nägu plakatil, Jan, siis ma tean, mis see on, ma ei hakka lugema, aga paljud inimesed ei teagi, et ta tegelikult on ka draamanäitleja, et ta võib ka väga tõsist tükki mängida. Et inimesed, kes vaatavad võib-olla rohkem on nii-öelda teleka kaudu tulnud publik, siis nende jaoks võib-olla Jan on ikkagi ainult komöödianäitleja.
aga noh, tegelikult tal on ju suur draama nii-öelda pagas, ta teeb sama palju ka draamaetendusi. Et siis selle etendusega oligi see turundus läks ka nagu võib-olla, ei, tegelikult oli üsna selge, aga lihtsalt inimesed, nad ei loe absoluutselt, mis etendusele, nad ostavad pileteid, kas see on komöödia, draama, lihtsalt vaatame, et seal on see Jan, ma arvan, et see on hea. Et siis seal oligi selles mõttes osati pettumust ka. Aga siin ongi tegelikult ju teie väike ettevõtte üks põhiküsimus on seesama Janni bränd, eks ole? Ja sellel on nagu selline kuvand, loomulikult Jan teeb fantastiliselt draamatükke ka ja kõik, aga ongi, et ütleme, et võib-olla sellise laia avalikkuse jaoks on komöödianäitleja, eks ole? Ja kuidas sa üldse ütled, noh näiteks sellisel puhul, kui nüüd nagu tuua analoogia miks teisest valdkonnast, et sa teed väga häid jäätiseid, eks ole, ja siis teed, eks ole, sellise soolase jäätise, mis ongi lihtsalt soolane jäätis, on ju. Siis inimesed võib-olla mõtlevad samamoodi, et mis jama see on, siit tuleb ju nii hea magus jäätis alati ja nüüd tuleb mingi soolane jäätis. Et kuidas te mõelnud olete, et kas te tahate seda brändi laiendada ja püüate nagu hoida? Mulle ei meeldi publikut nagu selles mõttes petta, et kui ma tean, et nad tahavad, eks ole, komöödiat, siis mul ei ole mõtet nagu seda suunata suurele massile, et kui me teeme ikkagi draamat teha, siis see tuleb suunata nagu sellele sihtgrupile, kes sellest huvitub. Et selleks on teistsugune mängumeetod või teistsugune produktsiooni meetod siis nagu. Ja te olete tegelikult aru saanud, mis on Janni bränd ja te enam ei tegele selle tingimata väänamisega ise. Jah. Ma arvan küll, et iga on tal küll selline, et siin enam väänata võib-olla palju pole. Kuidas sa, Jan, ise tunned, kas sa oled, sul on nüüd parajalt elukogemust ja oled näinud igasuguseid aegu enda elus ja läbi elanud ja saanud sellist kogemust, et kas sa tunned, et sa tahaksid ka jagada seda nii-öelda nagu tõsisemas tükis ja draamatükis, et just selle kogemuse pealt jagada seda või sa oled ise õnnelik selle üle, et sinu kuvand ja bränd on komöödianäitleja? Ei, ma olen väga õnnelik selle üle, sellepärast, et komöödia iseenesest on üsnagi peen asi, et siin nagu lähitulevikku vaadates ma kavatsen ka veel peenemaks minna selles mõttes natukene spetsiifilisemaks, et ma päris žanrit veel ei paljasta, aga siin on, nüüd on õnneks on nii suur põlvkond peale tulnud, noh, need stand-upi rahvas, eks ole, ja siis näitlejad, kes teevad oma monoasju ja kunagi ma olin ju üksi ja tegin, mis tahtsin. Aga nüüd on nii-öelda, et mul siin paar asja on nii-öelda plahvatanud peas, et millega ma tulen järgmisena, et äkki õnnestub jälle üks tee lahti lükata. Kui õnnestub, siis õnnestub, kui õnnestub, siis õnnestub, aga see on komöödia vallas just nimelt. Et need tõsisemad asjad, noh, need on igal juhul, tihti kuuleb tegelikult showmaailma eraettevõtjate poolt niisugust, et milleks need riigijäätis, mingid asjad ja need on ülivajalikud. Meie väikse rahva puhul on doteerimine ülivajalik, sellepärast, et poeedid, igasugused tõsised tükid ja imelikud tükid teatris ja need on meie keele ja meie väikse kultuuri säilimiseks on perifeeria ülivajalik asi. Seda tuleb toetada ja kui me tahame, et me seda sama keelt edasi räägime ja eksisteerime, siis ainus variant ongi kultuuri toetamine maksumaksja raha eest. Ja õnneks mina saan käia ka riigiteatrites tegemas, mind ikka kutsutakse, et ma ei ole nii-öelda sinna sildasid ära põletanud, et seal saab tõsiseid asju ja just nimelt maksumaksja raha eest ja ma olen uhke selle üle, et ma saan ka maksumaksja raha kulutada. Ja ma olen uhke selle üle, et ma saan jällegi seda riigikassat täita eraettevõtlusega niimoodi, et noh, kuidagi niimoodi me siin balansseerime. Suur aitäh selle väga toreda ja konstruktiivse intervjuu eest. Ma usun, et väga paljud said siit mõtteid ja suundi ja ka sellest väga hea näite, kuidas abikaasadena on võimalik luua väga fantastilist koostööd ilma suurte draamadeta, vaid toetades üksteist, lubades üksteisele ka neid südameprojekte. Ma arvan, et siin on see armastus mängib väga suurt rolli, et antakse üksteisele võimalus ka teha neid asju, mis võib-olla majanduslikult ei ole mõistlikud. Nii et väga suur aitäh teile ja edu! Suur tänu, aitäh, et tulite! Kas sa tead, miks neil draamasid ei ole või? No. Sest ta on komöödianäitleja. Oh. Naljakoht.